tere tulemast! Täna võtame luubi alla ühe idee, mis, ma ütlen teile, pöörab pea peale põhimõtteliselt kõik, mida meile koolis bioloogia kohta räägiti. Ja see pole teate lihtsalt mingi kuiv teooria. Ei, see võib päriselt muuta seda, kuidas sa iseendale ja oma tulevikule otsa vaatad. Nii, alustame kohe küsimusega. Kas sina oled oma geenide ohver? Mõtle korraks. Meil on ju maast madalast jäägitud, et just DNA määrab meie tervise, meie iseloomu, meie saatuse. Aga mis siis, kui see on ainult pool tõde või isegi vähem? Okei, et aru saada, kuhu me liigume, peame korraks vaatama tagasi. Sinna vana loo juurde. Just see on see lugu, mida enamik meist koolis kuulis. Bioloogia selline vankumatu alustala või nii meile vähemalt öeldi. Ja selle asja nimi on siis keskne dogma. Põhimõtteliselt on see idee, et DNA on boss. Tema on ülemus. Käsuahel liigub ainult ühes suunas, nagu ühesuunaline tänav. DNA teeb RNA, RNA teeb valke ja valkud ongi need, millest me koosneme, punkt. Ja sellega on justkui kõik öeldud. Lugu on lukus. Ja mõelge, mida see tegelikult tähendas. See lõi sellise sügava paratamatuse tunde. Kui su perekonnas on näiteks südamehaigusi või kalduvus depressioonile, siis oli tunne, et see ongi sinu saatus. Oled määratud sama teed käima. Sa oled oma pärilikkuse ohver, eks ole, ja sealt pole mingit pääsu. Aga siis johtus midagi, täiesti ootamatut. Tuli midagi, mis raputas kogu seda vundamenti, mis seadis selle keskse dogma väga-väga suure küsimärgi alla. Mäletate see suur inimese genoomi projekt? Teadlased olid täiesti kindel, et nad leiavad vähemalt 100, isegi 120 000 geeni, mis meie keerulist keha juhivad. Ja tulemusel šokeeriv, alla 25 000, see on vaevu rohkem kui ühel pisikesel ümarussil. Kujutate ette? Sai täiesti selgeks, et geenid üksi ei saa olla kogu vastus. Midagi oli pildilt puudu. See avastus oli ikka paras pauk. Teadlased olid täiesti segaduses ja Nobeli preemia laureaat David Baltimore võttis selle segaduse tegelikult väga hästi kokku. Ta ütleski põhimõtteliselt, et kui geenid pole see, mis meid nii keeruliseks teeb, siis mis see on? Küsimuse johku. Aga vastus sellele suurele mõistatusele on täiesti olemas. Ja see peitub ühes täiesti revolutsioonilises uues teadusarus. See muudab mängu täielikult. Ja siin ongi see suur mõtteviisi muutus. Vaata, vana vaade oli, et geenid on nii majaplaanid kui ka ehitaja ise. Nad teevad ja kontrollivad kõike. Aga uus vaade, see ütleb, et oot, geenid on ainult joonised. Need on plaanid, mis on riiulil, aga see, kes on ehitaja, see, kes võtab riiulilt õige joonise ja hakkab selle järgi ehitama, see on keskkond. Ja selle uue teaduse nimi on epigeneetika. Ja nüüd kuulake hoolikalt. See ei tähenda, et su DNA ise kuidagi muutuks. Ei. See tähendab seda, kuidas su keha neid geenijooniseid lugeb. Erinevad signaalid keskkonnast, olgu see siis toit, mida sa sööd, stress, mida koged või isegi su emotsioonid, need on nagu lülitid, mis saavad geenes sisse ja välja lülitada. Ja see pole lihtsalt mingi ilus teooria. Vaadake neid numbreid. Need on tegelikult päris šokeerivad. Näiteks vähi- ja südamehaiguste puhul on ainult umbes 5% juhtudest otseselt seotud pärilikkusega. Ainult 5%. Ülejäänud 95%. Need on seotud keskkonna ja elustiiliga. Need on tegurid, mis lülitavad sisse valesid geene valel ajal. Aga oodake, see lugu läheb veelgi sügavamale, sest kui keskkond kontrollib geene, siis tekib küsimus, kuidas see täpselt toimub, mis on see mehhanism seal raku sees, ja see viib meid järgmise suure dogma juurde, mille Bruce Lipton pea peale pöörab. Meile on ju alati õpetatud, et raku aju on tuum, sest seal on DNA, eks. Aga Lipton ütleb, et see on vale. Tuum on pigem nagu raku sugunääre. Jah, seal on küll joonise olemas, aga need on paljunemise jaoks. Raku tõeline aju, tema juhtimiskeskus, on hoopis tema nahk, raku membraan. Miks siis membraan? Mõelge, see on ju raku ainus kontakt välismaailmaga. See on piir, mis suhtleb keskkonnaga. Selle pind on täis pisikesi nanoantenneid, mis pidevalt loevad, mis väljaspool toimub. Aga kõige tugevam tõestus, see on päris lihtne katse. Kui sa eemaldad rakult tuuma, elab see veel kuid edasi, aga kui sa eemaldad membraani, sureb rakk koheselt. See ütleb kõik, kas pole? Okei, läheme nüüd raku tasandilt ülespoole ja vaatame, kuidas see kõik meie endi eluga seotud on. Sest kui meie rakke juhivad keskkonnasignaalid, siis mis on kõige võimsam keskkonnasignaalide allikas?
see on meie enda mõistus, meie uskumused. ja siia on üks lugu, mis kõlab täiesti uskumatult, aga on tõsi. Üks arst kasutas hüpnoosi, arvates, et ravib ühel poisil tavalisi soolatüükaid. Aga tegelikult oli poisil ihtioos, see on ravimatu geneetiline nahahaigus. Aga kuna nii arst kui poiss ise uskusid kindlalt, et ravi toimib, siis saatis poisi aju tema kehale täiesti uue keemilise signaali. Ja see signaal, see sõna otseses mõttes kirjutas üle tema defektse geeni juhised. See ongi see kuulus platseeboefekt oma kõige puhtamal ja võimasamal kujul. See ei ole mingi hookus-pookus, see ei ole kujutlusvõime vili. See on sinu mõistuse reaalne mõõdetav võime saata kehale tervendavaid signaale. Signaale, mis on sama võimsad kui mis tahes ravim. See ongi uskumuste bioloogia. Me saame seda efekti ka mõõta, see pole lihtsalt anekdootlik jutt. Näiteks antidepressioonide uuringutes selgub ikka jälle, et platseebo, ehk siis täiesti tavaline suhkrutablett, on sageli peaaegu sama tõhus kui päris ravim. Miks? Sest ainukene uskumus, et sa võtad midagi, mis sind aitab, muudabki su ajukeemiat. Aga mündil on ka teine pool ja see on hoiatus, sest uskumused võivad ka kahju teha. See on notseeboefekt. Negatiivsed mõtted, hirmud, need saadavad su kehale pidevaid stressisignaale. Ja need signaalid pärsavad su immuunsüsteemi ja peatavad keha loomuliku kasvu ja taastumise. Lühidalt öeldes, uskumus, et sa oled haige, võibki sind sõna otseses mõttes haigeks teha. Nagu see mees, kes suri, sest talle pandi ekslik surahaiguse diagnoos. Nii, mis on siis kõige selle kokkuvõte? Mis on see kõige olulisem mõte, mille me siit kaasa võtame? See on mõte, mis annab meile endile uskumatu väe. Vaatame, kuidas see ahelreaktsioon sinu jaoks iga päev töötab. See on tegelikult lihtne. Esiteks, sinu uskumused on nagu prillid, mis filtreerivad seda, kuidas sa maailma näed. Teiseks, see sinu taju loob sinu ajus ja kehas päris keemilisi signaale. Kolmandaks, sinu rakkude membraanid loovad neid signaale. Ja neljandaks, vastavalt nendele signaalidele lülitatakse sinu geene sisse või välja. Nii lihtne see ongi. Mõttest saab mateeria. Ja teate, kes selle põhimõtte kõige paremini kokku võttis? Huvitaval kombel polnud ta üldse bioloog. See oli Henry Ford, kes ütles, ükskõik kas sa usud, et sa suudad või usud, et sa ei suuda, sul on mõlemal juhul õigus. Nii et, mida see kõik siis lõppkokkuvõttes sinu jaoks tähendab? See tähendab, et sa ei ole oma geenide ega pärilikkuse ohver. Kui sa muudad oma uskumusi, siis sa muudad ka oma taju maailmast. Ja kui sa muudad oma taju, siis sa saadki sõna otseses mõttes oma bioloogiat ümber programmeerida. Sa oled peremees, mitte ohver. Ja lõpetuseks jätame sind ühe küsimusega, mis on mõeldud ainult sulle. Kui sa nüüd tead, et sinu uskumused ja sinu sisemaailm loovad sinu füüsilise reaalsuse, siis millise reaalsuse sa valid endale luua? Milliseid uskumusi sa valid, et oma elu juhtida? Mõtle sellele. Sest valik on sinu.